Ja jätkame saadet. Nüüd pakume teile võimalust osa saada sellest, kuidas koolitatakse noori politseinikke Sisekaitseakadeemiast, mida nad õpivad ja mida peavad ikkagi oskama selleks, et juba iseseisvalt meie korrakaitsesse lülituda. Politsei on kinni pidanud kahtlaselt liikuva sõiduki ning otsustanud seda kontrollida. Nagu pildist näha, ootab seda juba päris suur grupp politseiametnikke. Tõepoolest tegemist on seekord Sisekaitseakadeemia politseikolledži õppuritega, kelledel see oluline praktikatund. Lülitage muusika välja ja palun hoidke käed nähtavad. Hoidke käed, pange muusika üldse kinni. Muusika kinni. Super, tehke aktsiad rohkem lahti. Mis teil asub seal keskpaneelil? Õhupüss. Selge. Siis praegu hoidke palun mõlemad teie käed siin esipaneeli peal. Ja õhupüss. Rooli peal on ka okei. Ja siis kes on selle õhupüssi omanik? Teie olete omanik, selge. Tehke palun teiepoolne aktsiad ka lahti. 042 Bravo Romeo nime. Tegemist on valge Kia Souliga. Hetkel ärge seda karti katsuge, et palun siis astuge autost välja teie juht. Teie jääge istuma siia. Enne kui me luba ei anna, autost ei tohi väljuda. Kas see on selge? Super. Ja. Siis... Ja ärge karpi kaasa võtke. Rahulikult mingi selle pange ükskõik nii. Astuge natuke eemale, aga võtta siis karpust välja. Võtke karpust. Istuge, jääge autosse istuma. Jääge autosse istuma, ma annan teile korraldust. Muidu kasutame vahetut sundi, istuge autosse. Siia peale. Mis teil siin on? Selge. Patrull, sõna teile. Mis väljakutse? Siis olime patrullis, saime väljakutse või info pigem selle kohta, et teataja nägi isikut, kellel oli relva taoline ese, mis võis olla ka tulirelv näiteks, ning isik istus autosse, valget värvi, Kia Soul, mis me hiljem märkasime patrulltegevuses. Otsustasime sõidukit peatada, tulime välja. Mina kui julgeste esimesena nägin, et seal tõesti on klokki kirjaga karp, mille sees võis olla tulirelv. Mis selle relvaga tehtud oli või selle sõiduki tausta või võimalikke isikuid, mis sellega sõidukiga seotud on? Enne sõiduki peatamist, kas täpsustasite infot? Enne sõiduki peatamist ei täpsustanud, aga täpsustasime juba koha peal, kui nägime numbrid nähtavad, sest kahjuks alguses me ei näinud väga hästi numbrid. Siis, kui peatasime ja nägime numbrid, siis küsisime Karisti käest infot selle sõiduki kohta, infot selle isiku kohta. Väga rahulikult lahendasite olukorra, eks ju, et oleme siin näinud erinevaid situatsioone, aga... Sellisel olukorral tõesti ei olnud kohe sellist ohtu, et oleks vaja relva välja võtta või üldse sihtida isikut.
isikud mõlemad olid väga adekvaatsed, rahulikult tegid koostööd. Võib-olla üks moment oli, kus isik läks ilma loata autost välja, aga ja sellises olukorras me mõlemad ei näinud vajadust kuidagi eskaleerida ise seda olukorda, et pigem räägime rahulikult, siis isikud on ise rahulikumad, siis ei lähe kuskile edasi. Hea lahendus selles mõttes, jah. No mida me siin praegu nägime, mida te uutele noortele politseinikele nende harjutustega õpetate? Need on siis konkreetsed sellised simuleeritud menetlussituatsioonid, kus siis tegelikult võetakse kokku nii-öelda paari aasta õppe. Ega turvataktika, põhireeglid, eks ju, nii liiklusjärelevalves, avalikus korras, siis täpselt samamoodi siis kõik korrakaitseõigus, mis on täna politsei alus, baas, õigus ja lõpuks tegelikult siis ka veel vajadusel süüdimenetluse läbiviimine, eks ju. Et see on siis selline komplekstund, eks ju, mis annab siis siuke hea indikatsiooni, mis siis 2 aasta jooksul tegelikult õpitud on. Situatsioon on tegelikult lihtne, mis tuleb politseil igapäevaselt praktiliselt ette. Sõidukite peatamine, mingisugune väljakutse või mingisugune teade. Ja eks me üritame nüüd siis ütleme, et koostöös PPA-ga selliste eluliste kaasuste pinnalt siia tuua sisse mingisuguseid selliseid vähe põnevamaid momente võiks öelda, eks ju, et paratamatult ilmselt igapäevatööga tekib rutiin teatav, eks ju, aga et oskaks märgata ka selliseid väikeseid detaile, et mingid keelatud esemed sõidukis, eks ju, mingid, et tihtipeale ei pöörata tähelepanu võib-olla nende isikute peale, kes seal sõidukis on, et me üritame kõiki neid situatsioone selliselt läbi mängida, et nad oskaksid igapäevatöös suurt pilti näha. No kui ohtlik see ikkagi on, et politseinik oma töös võib-olla ise läheb natukene adrenaliini täis, juhul kui ütleme, kas või seesama kinnipeetav hakkab talle vastu, näiteks rakendab jõudu ja unustatakse kõik muu ära, hakatakse ainult sellega tegelema. Jah, eks see on jälle ka treenimise küsimus, eks ju, ja seda me tegelikult ka nende tundide käigus treenime, et me näeme ka seda, et meie enda tunnis tegelikult adrenaliini tase tõuseb väga-väga kõrgele, eks ju. Et siin üritatakse pärast kõik õiguslikult läbi analüüsida, eks ju, mida, kuidas käituda, eks ju, et ega ei olegi mingit kindlat reeglit, eks ju, et selle adrenaliini tõusmise kohta, aga see on õppekoht, et me sellepärast neid väga palju üritame läbi mängida neid. Kui palju noored politseinikud ikkagi selle nahka lähevad, et tõesti, et lähevad nagu nii-öelda äksi täis? No ei oska nüüd päris täpselt niimoodi öelda, inimesed on erinevad ka, eks ju, aga eks ikka, eks ju, aga ma arvan, et see ei ole isegi ainult noorte politseinike teema, eks ju. Et seda juhtub ka kogenud politseinikele, et see adrenaliin, aga seda me õpetamegi, et kuidas sellest tunnelist välja tulla, eks ju, sest et teadupoolest adrenaliini tõusuga tuleb ka tunnel nägemine, eks ju. Selliste juhuste korral ongi väga oluline oskus tegeleda kõigega. Teise juhtumi korral, kus juht muutus vägivaldseks, oligi probleem see, et inimese maharahustamisele pöörati palju tähelepanu, aga unustati ära autokontroll, kus sees oli palju keelatud asju. Aga vaatame nüüd seda autot siis uuesti. Mis siin on? Kas te märkate midagi? Nii. Nuga. Mis veel? Kas midagi veel? Mis asi? Jah, just. Et ilmselt vanasti olid küll mingitel aegadel sellised hands-free variandid, aga ilmselt need enam ei ole, nii et jälgige alati, et need ei pruugi täna olla enam üldse juhtmetega, eks ju, need arenevad igapäevaselt, eks ju, aga siin oli tõesti ka keelatud ese tegelikult täitsa sõidukis olemas, on ju. Politseinikul ikkagi need silmad olema igale poole suunatud ja ta ei tohi ainult keskenduda ühele asjale, et vot siit selle sain kätte ongi kõik. Absoluutselt, et seda me ka siin just, see ongi üks nende tundide eesmärke, et üks tavaline liiklusjärelevalve käigus peatatud sõiduk ei pruugi olla lihtne kaasus. Et peatame sõiduki, eks ju, nagu siin oligi, et ebakindel sõidustiil, eks ju, et just kui pealt näha tegelikult ei ole midagi, aga tegelikult on sees hoopiski tagaotsitavad isikud, eks ju, või mingid erinevad esemed ained, mis selles sõidukis viibida ei tohi. Et see ongi see, mida võimalikult palju tuleb läbi harjutada ja me kogu aeg räägime, et siin territooriumil nad veel võivad eksida, eks ju, aga siit välja minnes nad enam ei tohi eksida, eks ju. Enesekindlus tuleb tegelikult õiguslike teadmistega, eks ju, mida nad ju tegelikult 2 aastat siin on juba õppinud, on ju. Ja kui need veel see õigus nüüd ütleme, see teoreetiline baas siduda selle praktikaga, eks ju, siis sealt tuleb enesekindlus. Et ma arvan, et see on selle võti. Need on tublisid politseinikuid tulemus küll? On küll ja veel.